Saate alustuseks ma kohtun ühe ägeda naisega, kellega läheme testima ühte uut linnamaasturit, kes tundub väljast ja seest nagu leebe tuul ja imeilus hing, aga oskab vägagi autosi hinnata. Piret, me seisame siin Hyundai uue linnamaasturi kõrval ja kohe sa selgitad mulle, mis lisad on põhivarustuses. See on siis Hyundai Beian. Ta on tõesti meil väga värske ja mis teeb ta eriliseks on see, et katusereelingud, need on juba põhivarustuses, siis elektriaknad, soojendusega elektripeeglid põhivarustuses, mis on eriti äge, mille peale paljud ei oskagi üldse mõelda, on soojendusega rool. Siis loomulikult mida meie ütleme, et on inimõigus, on Bluetooth ja kindlasti kiirushoidik. Siis on tagaistmel, kui näiteks juht läheb välja ja ütleme, hommikul oled unine, laps alles sul magab seal taga, et siis auto hoiatab, kui sul ta sinna taha jääb. Ahah, et laps ei ununeks autosse. Ja mis on väga äge veel, et põhivarustuses on see, et kuigi ta on linnasõitudeks, siis maanteel, kui sa sõidad joonte vahel, tavaliselt on ikkagi meil jooned maanteel, et siis ta oskab ennast ise hoida. Serri. Oi, ma olen õnnelik, et sa tulid minuga autot testima. Väga tore, see on elus esimest korda, ma pean autot testima, aga väga põnev, sest mina olen Hyundai'ga sõitnud 7 aastat tagasi ja mul on väga head mälestused. Siis oli küll i30, aga see on midagi täitsa uut ja mulle tohutult meeldis selle auto värv, mis on hästi kihvt, aga muud asjad tulevad siin kõik üllatusena, et kuule, kui istusime sisse, tundsid või? Nagu mingi pesa on see iste. Nagu rallikates oleks. Ma ei tea, kuhu me rallite võrred lähme reedasi, aga siuke suht ja turvaline, et hoiab ikka väga mõnusalt siin kinni. Ja ma vaatan, et tallal on ka nii mõnusad need metallik mingid plated, et siin jalg ei liigu ära ka, et see on ka hästi mõnus, et kohe siuksed esmased asjad, mis nagu silma nagu jäävad. Ja mõnus on see, et ei ole väga kõrge see ekraan, mul on vaja välja vaadata. Ja see digitabloo, ma vaatan, see on nagu kunstiteos. Ma tean ka, et siin on salongi sees on veel need meeleoluvärvid. Pane nüüd käima ja vaatame, kuidas meil muusika töötab, sest ma tean, et siin on Bose muusikasüsteem, mis on eriti kvaliteetne. Kas me paneme kohe punni põhja? No, jah. Vaata, mis seal tuleks siis. Päris särtsakas ja ta on päris tundlik, nii et mina kui tunnetaja ütlen, et see auto ei ole lihtsalt killast. Nii reedukene, vaatame, jõudsime nüüd maanteele 110 alasse, et liiklus on päris tihe, aga siin on ka need andurid peal, mis jätavad siin siis 2 rea vahele, ma proovin. Ja näitab ka, vaata, ma läksin liiga üle, nii 110 ilusti vilgub, et kuule, tõmba tagasi, väga hea. Nii. Ja siis, kui ma olen 110, siis ta jääb see vilkumine seisma. Hästi mõnusalt, et ei ole seda, et suke tunne, et mõni hakkab liiga kipakaks. Näed, ta näitas mulle, et ole keskel ilusti, vaata, ja vaatame nüüd, kuidas on meil see tagurdus. Ja, näed, kõik on väga lihtne, lähed ilusti joonte vahele ja oledki sirgelt. Issand, kui mõnus. Nii. No vaatame pagasniku ruumi ka ära, et see on ka üks oluline koht, kus ütleme, su elamine peaks nagu natukene ära mahtuma. No nii, kuule, vaata, Reedu, see on päris ju ruumikas sellise pisema auto kohta, et siin on võrgud, siin on... Ella mahub siia ära. Värgid. Siin ongi need külje peal, need andurid, vaata värvi. Minule need värvid nagu... Endine juuksur, mulle meeldib pastellised värvid. Ma oskagi öelda, et ta on siuke nagu tõesti nagu elegantne. Vaata. Näed sa? Ojo, nunnu. Siuke turbo. Mis ma võiks öelda on see, et kui on midagi vaja putitada, kui on, siis on kõik väga ilusti kätte saada. Minu putitamine on see näiteks. Ja hops, olemas. Ütle, kui nüüd inimene tahaks endale seda autot,
kas ta on nüüd ülikallis kõigi nende lisade ja asjadega? Põhivarustuses selle auto saab kätte juba 140 € kuus on liisingmakse.